selle auto juures on siuke huvitav trikk. Paned käima ja samal hetkel, kui käivitad, pead tegema rooliga nii, siis tuleb roolivõim ka järgi ja hakkab tööle. Muidu on rool raske, pead kahe käega pöörama. See ei ole väga hea. Oma vana Freelanderi vastu sain Mercedese ja raha peale. No okei, tegelikult see ei ole Mercedes. Siin on Mercedesega küll väike seos olemas, aga see on kõike muud kui Mercedes. See on Smart ja täpsem olla siis Smart 4-4. Mis asi see on siuke? Mingil hetkel 90-ndatel Mercedes tundis, et siuke väikeautode või mikroautode segment on katmata. Ja Mercedese nime alt muidugi niisugust asja teha ei tahtnud. Tekitati eraldi bränd kus Smart. Kõige tuntum ilmselt on see kahekohaline kahe uksega variant, mis päris kihvt näeb välja. Ma ei kujuta ette, kuidas sellega sõita on. Ma pole kunagi seal sees isegi istunud. Ja varasemalt ma polnud ka kunagi Smarti omanud. Nii et kui Freelanderi vastu tekkis selline vahetusvariant, ega ta kõige parem idee tegelikult ei olnud. Võib-olla finantsilises mõttes ja selle projekti valguses, aga mul oli Smarti vaja proovida kindlasti, korra omada. Ja peab ütlema, et hirmud olid suuremad kui see reaalsus. Ma arvasin, et sellega on päris hirmus sõita. Ühesõnaga, vahetasin oma Freelanderi siis Smarti vastu. Ja kuna Smart asus kuskil Viljandi kandis, siis saime Imaveres kokku. Vaatasime autod üle, proovisõidud, tavaline värk. Ning see ikka vahetasime ringi. Ma kartsin, et sealt tagasi sõita on väga-väga hirmus. Aga peab tunnistama, et tegelikult see Smarti juhitavus on üllatavalt hea. Et siuke 130 vihmas kaherealise peal oli nagu meh. Et alla ainult peale ja ta püsib hästi kuidagi, hämmastavalt hästi. Aga põhjus on ilmselgelt selles, et kogu see auto on sisuliselt Mitsubishi Colt. Ta on Colti platvormil, siin on põhimõtteliselt Colti veermik. Midagi siin on näperdanud Mercedese pool ka, et tegelikult see vedrustust on natuke timmitud. Et ta juhitavuselt pidi olema parem kui varsti kui Golf. Et ei saa nuriseda. Ruumi on sees, no ei ole tegelikult. Juhi joab, jah, väga okei. Mul on siin pearuumi, külje peal igale poole okei, aga minu taha nagu keegi istuma natuke vähe jalgu peab olema, siis võib-olla mahub. Aga jah, mis siis mootorist rääkida? 1,5 liitrit, 50 kilovatti, see on siis 68 hobujõudu. Väändemoment on nii väike, et seda isegi internet välja toonud. Okei, tegelikult leiab, aga las ta jääb. Ja 0-100 vapustavad 13,9 sekundit. Ma ei tea, kas mul on nii aeglast autot kunagi olnud, aga küll on, ilmselt ikkagi on. Aga ütleme, kogu see juhituspool on okei, väga hea. Kuna ta on väga lühike masin, alla 4 meetri äkki isegi, siis manööverdamine on ülilihtne. Kuskile parkida, sibida, väga okei. Väljast on, ütleme ausalt, sitaks veider välja. Mitte inetu, aga ütleme ilustaga ei ole, päris kindlasti mitte. Interior selle eest on isegi päris siuke funky. Kogu see armatuur on siuke kihvt. See keskosa näeb siuke natuke uhkem ja kallim välja kui tavaliselt, et ei ole siukest plasti. Pealt on kaetud mingisuguse kangaga. Peegleid peab manuaalselt kruttima mõnelt poolt loomulikult. Ees on elektriaknad. Nuputasud siin keskel, mis on üsna siuke tülikas koht. Päris hea kurv. Ja siis taga on vändaga. See on jumala hea asi, et taga on vändaga akned. Sest kui näiteks peaks juhtuma, et sa sõidad jõkke ja autos vool ära kaob, siis ei saa ju küll akned lahti, kui need elektrist käivad. Ronijaga taha ja sealt paned vändast selle asja alla ja saad ilusti jääst välja. Aga tehniline pool. Suurt midagi pole ette heita. Mootor käivitub ilusti, töötab. 3 silindrit siin vuriseb nagu peab. Küll aga on üks väike probleem, mis võib-olla ei olegi nii väike probleem. Roolivõim jukerdab. Ühesõnaga, kui sa seda käima paned, siis pead kohe hakkab rooliga rapsima, siis tuleb roolivõim järgi. Vastasel korral sa ei jaksa seda keerata. Ja ma alguses arvasin, et võib-olla tuleks mingisugune andur või sensor ära vahetada. Siis reaalsus on see, et kui ta juba sükest pulli teeb, siis tuleb kogu roolilätt põhimõtteliselt välja vahetada. Teoorias vist pääseks ka selle mootori vahetusega, elektrimootori vahetusega, aga reaalsus ikkagi on see, et lätt läheb vahetusse.
selle ma leidsin juba Romulast. Tuleb ära osta, ära vahetada. Vaatan äkki kiusun Felixit natukene, kes on siuke üliandekas autoremondimees ja selle mul ära teeb. Aga mina lähen selle auto puhtaks alustuseks. Seest oli täis laut ikka rokane ja siuke nagu rõve. Väljast ka must. Mingid kleepsud on peal, tuuningut on tehtud. Need tõmbaks minema, natuke see poleeriks ja annaks talle kaubandusliku välimuse. Egas midagi, põhimõtteliselt puhtaks, roolilatte vahetada ja müüki. Siuke pisike asi, mis ma pean välja mõtlema. Tal on toonklaas taha pandud. Probleem on selles, et kolmnurkaknad taga on pleksiklaasist ja sinna peale kile ei pane. Ja kellegi lahendus on olnud lihtsalt spreiga need mustaks värvida, need kolmnurkaknad. Väljast ei olegi väga õudne, aga seest on aru saada, et see asi nagu ei toimi päris. Et sinna võiks midagi välja nuputada, et võib-olla panen sinna siukse musta võrgu peale seespoolt, et siis näeb siuke edev välja, et meil on siin mingid kaardinad või värgid, aga võib-olla ma ei tee seda ka. Ja kui need asjad tehtud, siis turgu tagasi. Kas siit mingit rahalist võitu tuleb? Ma sügavalt kahtlen. See auto sai võetud puhtalt selleks, et saaks eelmise video ära lõpetada, sest et lõpp oli vaja filmida. Selleks pidi Freelander läinud olema. Ma ei tea, väga õudne ei ole. Piinlik sõita. Nii, siuke natuke võib-olla. Halb sõita ei ole. Smart. Mul on esimest korda elus Smart. Nii et üks linnuke juures. Üks asi, mis võib-olla Smarti kõige tugevam külg just ei ole, on see müraisolatsioon. Maanteel raadiot väga hästi ei kuule. Esimeses reas küll, taga mitte. Et lärmab, tuulevihinat on igal pool. See on võib-olla väsitav pikk otsa sõites. Et selle Smartiga üldse sõita kannataks, siis alustuseks tuleks ta puhtaks teha. Veidi häirib, kui käepidemed ja kõik muud on siuksed pruunid ja lägased. Hullult tahaks sealt käe kinni võtta kogu aeg. Tolmuime ja lapid, värgid, särgid, paastuskeemia, mis garaažis on, läheb käiku kõik. Ma arvan, et siuke paar tundi on mul tegevust siin selle asjaga. Ja võib-olla viitsin täna veel need vahvad klepsud ja tuuningud maha võtta. Täitsa korralikud haiglasussid. Tasuta kauba peale autoga. Nice. Clash thing, we not come to play. New rhythm and me style rum thing, pumping up the bass. EU rides, jar cool, make a fire blaze. Pull up my selector, hold tight, we mash up the place. Pull up my selector, hold tight, we mash up the place. Selector, hold tight, we must up the place. Pool päeva nühkisin. Kuidagi kogemata said tuled väga ilusaks. Ei plaanin neid teha, aga korralik vesilihv ja kõik muu sinna juurde. Nüüd on säravad nagu oleks poest uued. Siis kogu see must plastikosa oli hästi ära tuhmunud. Ja läigib nüüd. Täitsa siuke automoodi. Klepsud ära kõik. Et kogu see tuuning sai ühesõnaga eemaldatud ja nüüd on siuke kuidagi tõsiselt võetavam ja ei näe on niisugune ront välja nagu enne oli, et enne ta on ikka siuke must ja klepsud peal nagu täielik sara. Päris viisakas.
kogu interjöör ka puhtaks lakutud ja põhimõtteliselt ongi nüüd vaja see roolivõimu värk saada korda ja siis võib ta tagasi vette lasta turbu teistele. Mis selle asja hind võiks olla? Pole õrna aimugi. 2 või 3 tükki müügis neid. Hinnad varieeruvad suuresti, ühtegi diislit neist müügis ei ole. Paneme midagi, vaatame, mis tuleb. Kas läheb? Taustaks on mõnus siuke 3-pütane diisli nurrumine. Kusjuures väga ei häirigi ja põhiline on see, et maanteel on tuulemüra nii suur, et diislit üldse ei kuule. Tuulemüral on teinekord ka positiivseid külgi, nii et aga jah, läheme siis roolivõimu kallale. No, alguses käima pannes unustasin seda rooli väänata. Ehk siis roolivõimu ei ole. Kui seda kohe alguses starti ütleme esimesel momendil ei tee, siis roolivõim ei tulegi. Ja praegu seda ei ole. No Smardiga on nüüd ühel pool. Selleks uue omaniku kätte ja taaskord vahetus, mitte raha. Nii et ma täna päris täpselt ei kujuta ette, kuidas ma selle projektiga numbriliselt kuskil maal üldse olen, sest et enne peaks nüüd selle asja maha müüma, mida ma siin vastu sain. Aga kui rääkida natuke Smardi numbritest, siis palju maksin teest? Tegelikult mitte midagi, vaid sain hoopis 400 eurot peale, sest ma andsin oma selle Land Roveri ja siis sain 400 eurot pluss Smardi. Muidu tundus okei diil, kuid kuna see Smardi roolilatt jukerdas, siis uus tükk koos vahetusega läks sinna suurusjärk 400 eurot ära, nii et põhimõtteliselt ma justkui sain Land Roveri vastu lihtsalt Smardi. Mitte kõige õnnestum variant. Ja nüüd sain selle Smardi vastu siis järgmise asja, siuke 1 margi suur esindussedaan. Sellest juba järgmine kord. Aga praegu on paus päris pikk vahele sattunud. Miks see nii on? Sest ma vahepeal ostsin ühe nagu päris auto ka. See pereauto. Tegin video ka kuskilt. Saab see lingi ilmselt panna. Saab vaadata. Väga äge asi on, mulle väga meeldib. Nii et sellepärast jäi ka natuke Smart unarusse ja ei jõudnud nii palju asju teha, sellega oleks tahtnud. Igatahes, see auto on läinud. Kus ma rahaliselt olen? Ei tea. Tunnen selline, et ma kas seisun paigal või liigun natuke tagurpidi kergelt tagasi. Nii et see projekt ei lenda nii hooga, kui ma oleks lootnud. Aga vähemalt on selles jadas nüüd 4. auto käes ja kas sellest nagu mingit mõistlikku raha saab? Ei tea, kahtlane. Siin natuke tegemist on, aga mitte nii hullu. Et kui nüüd võtta nüüd aste astmelt, siis põhimõtteliselt kõige esimene auto, mis selles jadas oli, siis Rover 75. Kihvt asi, aga siuke tunned, et vana ja väsind ja igapäeva sõita ei tahaks võib-olla. Järgmine tuli sealt Land Rover. Ka pull asi, aga siuke igapäeva sõita väga ei taha. Smart. Väga veider ja siuke omapärane huvitav aparaat. Mulle meeldis tegelikult, aga jällegi siuke, ta on pisike, palju asju sisse ei mahu. Sõita ei olnud halb üldse. Ja nüüd siis see 4. asi, mis siin nüüd tuli. See on nagu päris automoodi juba, et sellega on nagu sõitmine täitsa okei, talutav. Aga seda vaatame järgmises videos lähemalt siis. Nii et, kus ma numbrites olen? Ei tea, sõltub kõik nüüd sellest viimasest ostust. Nii et sõrmed risti, et siit midagi tagasi saaks, et ma ei oleks päris alguspunktis tagasi uuesti.